Tšau barbekuässad! Kohati on tunne, et siin riiuli ees seistes ja järjekordset lugu tehes tahaks alustada laulujoruga, et jälle olen Selilimaa auto all, sellepärast et karterist õli tilgub ikka pidevalt küll sirinal. Riiulid on hoogsalt tühendanud tänu teile, ruumi on tulnud ja see nädal, kui sina nüüd seda videot vaatad esmaspäeval, siis sel nädalal tuleb esimene alus ja siis järgmine nädal tuleb 2 alust veel. Ja tuleb siis Bluesoog, tuleb Bluesoogi Raspberry Chipotle tuleb pudelis tagasi. Tagasi loomulikult on ka Tennessee Red pudelis. Siis Sweet and Savory, Me Church naaseb, gospelid, kõik asjad ühesõnaga. Ka siis on siis Holy Cow tuleb uuesti siia mängu meil. Honeyhog Hot tuleb tagasi, siis Cosmos tuleb nüüd järgmine nädal, seal on palju muud ka veel. Cosmose poolt siis nii Dirty Bird Hot. Ma vaatan vahepeal alla, sellepärast purgid endale ritta poolikud, mis mul siin vedelevad, et mul oleks meeles, mis tuleb. SPG tuleb tagasi. Ei tohi unustada. Kõige olulisem asi üldse peaaegu, sest me jõuame selle teise asjani. Siis Big Popasel, see kanaretsept, mis meil oli siin, sealt siis tuleb tagasi see Little Louis garlic pepper. Et saate kõik sellega kana teha, mina teen kodus sellega kana kogu aeg ja teen praeahjusi, jumal hea on. Et sinna paned kas Tennessee Redi või siis Heath Railsi selle äädikase kastme sinna peale. Ja jube hea on. Siis AP naaseb. See nimekiri oli väga pikk, mul on seal mingeid üllatusi ka. Mul on praegu üks asi, mida ma tahtsin näidata, aga ma ei ole näidanud teile. On poes täitsa olemas. On rapshakerid. Siuke alumiiniumtopsiks, seda saab mõnusasti ka pärast nõudepesumasinas pesta või mis iganes. Et paned oma raabid siia sisse ja on igavesti mõnus lasta. Patraab tuleb tagasi ka suurena. Cosmos kuu poolest tulevad. Chicken Soak oli seal kirjas ja see tuleb tagasi. Ja see on nüüd õige oluline moment, sellepärast et seda on igatsenud tegelikult minu mingi kanasouk olemas. Tuleb tagasi see ranch, et saaksid ise teha. Siis võtsin ka bacon cure'id, et proovis üle Vaino sellega teha ja ta tegi testi minu eest siis baconi suitsutamisega ja see oli väga maitsev, et hoopis teine tase kui soolveega süstitud asi, et väga mõnus kraam. Siis seasüst tuleb tagasi, Angus & Oinki oma ja mul on nimekiri on väga palju lehekülgi pikk, mis sealt tuli. Et aitäh, et aitasite tühendada. Aga nüüd peame asuma siis negatiivse poole juurde. Heath Rails kõigepealt, sellepärast et ma mingi hetk panin ka story'sse väikse asja Instas, et justkui oleks konteiner ümber käinud ja konteiner on ümber käinud. See on siis siuke lugu, et laadimisel ma uurisin selle välja täpselt, ma ise sattusin ka segadusse, mis nüüd toimub. Konteiner oli plaanitud selliselt, et see jõuaks veel märtsikuu sees Euroopasse. Ja laadimisel see konteiner käis üle pea kaela neil. Siis tõmmati maha uuesti siis laeva pealt, sest laevast ta siis rullus, kui nad seda laadisid sinna. Ma ei tea, kuidas see võimalik, mida iganes. Ma ei tea enam, mida uskuda, aga see on lugu, mida mulle räägitakse siis. Igatahes nad võtsid selle laevast maha, kontrolliks ja nii edasi, et sellega läks aega, siis lükkus nii 5 laeva umbes edasi. See jõuab siis
Euroopas 25 aprill äkki. Ja see tähendab vaid üht. See tähendab seda, et see saab olema esimene kraam, millel on meie tariifikesed peal siis. Et täpselt nüüd ei tea, kui palju ja mis karta on, et 25%. Et eelmine kord, kui see mees ametis oli sealpool suurt lompi, siis tegelikult samamoodi need tariifid läksid ja nüüd vahepeal tulid maha. Meie polegi need teiega siin nii-öelda maitsta saanud, aga jah, igatahes kart on, et Heathrails ehk siis see kõige väärtuslikum alus sealt me ootame kõik oma Carlic Jalapeñot on mitte alus, vaid mulle tuleb terve alus seda, aga see kõige väärtuslikum kraam ühesõnaga on esimene, mis litri sisse saab. Et kurb. Aga see ei ole nii kurb kui asjad, mis kaovad täielikult. Ma vist olen rääkinud teile Sweet Rabist, Pergolast. Ja neil on ka siis, tegelikult oli Pergolal jube hea see habanierodega see sama asi. Et see võeti rajalt maha Euroopa Liidu poolt, sellepärast et siin sees on mingid meegranulid, mis ei sobi siis meile kui eurooplastele söömiseks. Ja tänu sellele me ei saa seda enam kunagi. Aga nüüd nagu minu jaoks väga kurb, ma arvan, et paljude teie jaoks ka, kes on seda austama hakanud, on siis Big Papa Smokers ja nende Sweet Money läheb eurooplaste jaoks siis igaveseks ajalukku. Et siin samamoodi siis ma olen lihtsalt nii pettunud, mul on raske kirjeldada oma pettumust, aga see läheb valikust maha mingi aeg nüüd, sellepärast et kui ma sellest teada nüüd sain, siis võtsin kogu Euroopa lao ära. Ei ole mingit saladust, ma kasutan seda ka võistlustel ja ma panen endale mingisugused kastid kuskile tallele, aga mingi osa ma müün teile maha, et seda saab ainult siit meie poest siis selle viimase lõppu, kui see nüüd tuleb, et praegu on mul reaalselt ainult üks tükk, ma ei tea, kes seda selle video tegemise ajal tõenäoliselt enam ei ole, sellepärast et päike paistab ja möll käib. Kurb on see, et ma räägin teile seda Sweet Money ja siis seda Sweeti lugu siin, aga reaalsus on, et need regulatsioonid võivad mõjutada siit rivistust veel päris mõndagi. Ja tänu sellele võivad need nii-öelda Euroopast igaveseks kaduda. Tegu on siis meegraanuliga, mis on päritolult siis selline, mida Euroopa Liit ei ole approvinud või kinnitanud. Nii on, et see on see kurb pool. Tagasi tulevad pärast veel meil ka siis Luton Booty. Tema jõuab ka aprilli teises pooles siin. Killer Hawksi mingid asju sain, midagi tuleb pärast veel juurde. Ma stokkisin kõike muud kraami, nagu siin, nagu ma ütlesin, 3 alust, ma ei ole nii palju kunagi korraga tellinud. Et ma stokkisin tõsiselt kraami selleks, et nii kauaks kui võimalik hoida eemale neid tariife oma hinnakirjast, aga eks fakt on, et see suve keskel saavad, mingil hetkel hakkavad asjad siit ükshaaval kätte saama, siis ma ükshaaval muudan neid, et ma julma hakkasin ka panema, et nii on, et tariifidega siuke 3,5 aastat peame kannatama. Et tõepoolest nüüd nagu aina rohkem tuleb lauale see, et peab tõsisemalt vaatama silma oma oskustele ja kontakteeruma siis õigete inimestega ja proovima need barbecue-asjade raabid ära teha. Sellepärast, et nime meil juba on ja teha me neid oskame ja miks mitte nad siis purki panna. Vot nii.
Seniks aga hoidke nüüd poes ilma peal, sellepärast et need asjad hakkavad siia järjest ilmuma, mida ma kätte saan. Et selle esimese aluse saan kätte, siis ma kinnitan ära, mis seal peal on ja need kõik asjad lähevad eestikeelseks sildistamiseks veel, aga samal ajal ma panen nad juba lattu üles, et te saaksite käpa peale panna oma kogusele. Võt nii. Seniks aga loodame, et kevad on tore. Teete grillivärki juttu. Vampsiga on omajagu veel tulemas retsepte neljapäeviti ja püssige lainel. Subscribe'ige, pange kella, et teaksite, millal uus välja tuleb ja let's go, algab barbecue hooaeg 2025.